Tervitused, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus. Tervitused, lugupidamine ja armastus. Täna mõtlesin, et las Tede tuleb siia videosse. Kas me igatsesime oma Tedet, mu lõvipoega? Kas me igatsesime oma ulakat poega? Kus see Tede on, ma küsisin. Te teate, ma panin Tede kinni, sest ta tegi nii palju ulakusi juba mitu päeva järjest. Eilsest alates lasin ta lahti. Eilsest peale on ta vaba. Öösel jätkab ta jälle oma ulakustega täis kiirusel. 2 päeva pole ma ka videot saanud üles panna. Sõbrad, ma jäin natuke haigeks. Ilmad on kord tormised, kord kuumad, kord külmad ja nii see meid lõpuks tabas ning haigeks tegi. Eile, kui videot üles laadisin, võttis see tunde ja ei laadinudki üles. Seetõttu ei saanud ma seda jagada. Andke andeks. Täna jätkame sealt, kus pooleli jäime. Mis on siis tänane teema? Täna, sõbrad, näitan teile oma kassi. Meil on siin palju koeri. Meil on koer, kits, eesel, tuvi, kana, hani, part, mida iganes soovid. Kõik on olemas. Ainult kass oli meil siin puudu. Teate ju, ma olen varemgi kassi võtnud. Me võtsime ka oma kassi tänavalt, kui ta oli raskes olukorras. Sellest ajast peale pole ma teile kassiga videot teinud, võib-olla juba 2 kuud. Meie kass on päris palju muutunud. Ta kasvas suureks ja temast sai tõeline psühhopaat. Täna ma näitan teda teile. Ma tutvustan meie kassi koertega. Ta on suureks kasvanud. Ma lasen ta kanade juurde. Me mõõdame tema reaktsiooni nii tuvidele kui kanadele, samuti tema reaktsiooni koertele ja kutsikatele. Kas ta ründab või mitte? Mis juhtub? Mis saab? Me proovime kõik ära. Mul on teile üks palve. Enne seda ärge valmistage mulle pettumust. Tehke mulle see teene, palun. Kui toetate mind, siis oleksin väga tänulik, kui paneksite sellele videole pöidla üles, telliksite kanali ja jätaksite kommentaari. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge olge laisad, pange sellele videole pöial üles. Olge tõeks, palun teid. Ausalt, iga kord, kui tuleb uus meeldimine või kommentaar, olen ma väga õnnelik. Mul tekib kohe isu juurde, mõtlen, et paneks veel rohkem videoid üles. Inimesed ootavad mind, inimesed armastavad mind. Ausalt, sõbrad, ma olen tõesti õnnelik. Meie talule lasin ka 2 uut plakatit teha. Näita seda. Eelmisel päeval jagasin seda Instagramis. Minu Instagrami aadress on taifundemirtsi.tv. Jälgige mind seal. Oli neid, kes nimetasid seda kohta varjupaigaks ja nad hakkasid mind närvi ajama. Kuule, kas see on varjupaik või? Ma ütlesin ju, et see on Taifun Baba talu. Siis ma ütlesin, et teeme ühe korraliku plakati. Siia panin meie kitse. Panin meie kana. Ja panen ka koerad. Tal on tuvi, part, tal on Rottweiler. Kõige tähtsam on see, et ka Faisal Baba on siin. Ilma Faisalita poleks see võimalik olnud. Tegelikult on mul plaanis lasta Faisalile teha eraldi plakat. Olgu ainult Faisal. Ma arvan ka nii, aga minu meelest see pilt, tähendab meie plakat, jäi siia väga hästi. Ma lihtsalt pingutan seda natuke. Eelmisel tuulel ei saanud me seda korralikult kinni siduda. Nüüd on see natuke kortsus. Kui ma klambrid lahti lõikan ja uuesti kinni panen, jääb see täiesti sile ja korralik. Ootan teilt 10-st 1 hinnet. Ma annan 10-st 10 vänt. Tõesti, see tuli suurepärane välja. Seejärel näitan teile teist. Nüüd teate, meie loosung on olnud aastaid, võib-olla 10 aastat, võib-olla 15 aastat. Me ei pea teda koeraks, vaid kasvatame teda nagu oma last. Ma olen aastaid kogu südamest püüdnud tuua Türgisse koerte armastust, loomaarmastust. Ma andsin oma panuse. Ma süstisin teile loomaarmastust. Ma võitlesin selle nimel, et teile näidata, et see ei ole lihtsalt koer või loom, vaid nagu laps, nagu omaenda laps. Ma kirjutasin siia ka meie loosungi, sõbrad. Lisaks panin siia ta meie kangalkoera, Rottweileri, saksalambakoera ja originaalse hundi. Minu arvates tuli see suurepärane välja. Ma annan sellele 10-st 10. Ootan teie hinnanguid. Näiteks lasen ma tulevikus teha ka uusi plakateid. Nagu nägite, kasutasime päris palju erinevaid tõuge. Uutel plakatitel, mida me teeme. Milliseid koeratõuge teie arvates peaksime kasutama? Ootan teie arvamusi kommentaaridesse, sõbrad. Mul on mõttes bokser. Planin lisada ka selliseid sülekoer nagu fıstık. Mida me saaksime pärast seda veel lisada? Me võiksime lisada midagi meie süstült. No kuulge, ma ootan teilt ideid. Kirjutage mulle soovitusi. Milliseid tõuge me lisame? Kas peaks olema mõni teine loom või mis see võiks olla? Vaata, ma astun selle ette, eks. Vaadake, minu arvates tuli see 10-st 10, sõbrad. Sobis meie talule väga hästi. Nüüd järgmise juures. Seal, kus need kitsed on ju, see laut. See koht, kus kolbad on.
Sinna lasen ma ka plekist midagi teha, et kitsed ei sööks. Ma tahan, et seal oleks ka üks. Sinna lasen ma väiksema asja teha. Aga ma pole veel otsustanud, mida sinna teha. Tõenäoliselt teen midagi kitsedega seoses. Oi, me oleksime peaaegu kukkunud, oi poeg. See tundus mulle mõistlikum, sõbrad. Näita ka meie pisikesi. Täna on õnneks ilm hea. Viimased 2 päeva oli väga hull torm. Me ei suutnud püsti seista. Kas puud murdusid siis? Kaskuudid lendasid minema, ilm keeras ka täiesti ära, vaata ise. Oli väga hull torm, aga sõbrad, õnneks on täna ilm rahulik. Tundub, et hakkab sadama. Mu beebid, mida teete, kallikesed? Kas lasen teid välja? Kas mu beebi tahab välja minna? Näita neid, testa neid. Las kodumaa näeb tõelist väärikust. Las kodumaa näeb tõelist karismat. Destan papa, Haidut papa, Sofia, Hera, need siin, need saavad tuleviku legendideks. Ma usaldan neid tõesti väga. Juba praegu on nende enesekindlusvend super, tänu jumalale. Nad on korralikult kasvanud, nad on hakanud jämedamaks muutuma. Kui need natuke veel kasvavad, hakkavad nad siin sõda pidama. Sõda, mašallah, minu lõvidele. Varsti lasen teid lahti, noored, kas on võrras? Nüüd, sõbrad, tulge siia. Hakkame vaikselt pihta, läheme sinna, kus kalad on. Vend, see on igas videos klassika. Ma pean näitama, millise söögi ma lastele valmistasin. Tule. Tule, vaatame, tule, minge edasi. Minge. Näe, tibud tulevad ka. Oota, kallis, oota. Ärge kiirustage, mu kallid. Kus sina siis oled, vaatame. Mu tallekesed, tulge siia. Tule. Mida te teete, jah? Kas te jalutate ringi, tüdrukud? Mu lõvid, küll issi teid armastab. Need on ka juba suureks kasvanud, need on ka natuke kulakaks muutunud. Sõbrad, eks. Eile ajasid nad parti tava, ajasid mind närvi. Poeg, ma teen teist siia valvurid. Kas kuulsite? Kaitske neid, hoolitsege nende ees korralikult. Ärge ajaga partadava hullud. Teie teised õed-vennad istuvadki juba seal. See teine kollane on natuke passiivsem. Ta ei tule eriti. Ole nagu need teised sõbrad. Tulge, vaatame nüüd meie toitu. Jälle on toit vist 2,5 kuni 3 tundi keenud. Keeb, sõbrad, vaadake. Kas oleme valmis? 1, 2, 3. Oo, vaata seda. Vau. Tayfun baba on selles kõva tegija. Šef Tayfun Demirci. Ja siis kollajen Tayfun Demirci. Ta on selles kõva tegija, vend. Alumine osa on täis liha, nahk, segamini. Täis. Ülemises osas on ka rümbaliha. Seal on rümbaluud. Ma keetsin seda korralikult. Meie kutsikatele õhtupoolikul las natuke jahtub. Koos tema toiduga. Tegelikult mitte krõbinaid, vaid võib-olla panen täna siia makarone. Kui ilus see välja näeb. Oota, ma võtan selle lusika. See lõhnab nii hästi. See ajab isu peale. Vaata ainult seda. Vau. Vaata. Mašallah, vaata. Kas sa näed ka seda? Puhas teraapia. Vend, puhas teraapia. Seda ei saa näitamata jätta. Nüüd tuleb see igal ööl mu unenägudesse. Ma lõpetan toidu valmistamise aias. Öösel magades teen ma unes süüa, sõbrad. Hoiagadele! See on mulle nii pähe jäänud. See pole nalja asi. Ausõna, see on mulle nii pähe jäänud. Vaata seda. Vau. Olgu, aitab. Mašallah, kas inimene teeb unes oma kutsikatele süüa või? Kuule, selle asjaga on nüüd nii. Ma olen sellesse asjasse juba armunud. Vaata, ma olen nendesse juba armunud. Mõnikord te küsite mult. Te ütlete, kuule Tayfun, kuidas sa jõuad nii paljude loomadega tegeleda? Kas sa ei väsi ära? Kas see pole raske? Kuule, see on raske, sõbrad, raske. Kui ma seda ei armastaks. Kui ma nendesse ei armuks, siis see pole töö, millega ainult 5 minutit jännata. Vaata, ma ütlen seda teile täiesti kindlalt. Kuule, linna varjupaivas on 53 koera. Seal töötab 10 meest. Kõik on olemas. Elekter, vesi, masinad ja kõik muu. Meil ei ole mitte midagi. Siin oleme 2. Me hoolitseme 70-80 looma eest. Arvuta ise. Ja noh, voolikut ka pole, seda pole, toda pole, ma ei tea. Me armastame seda vend. Kui ei armastaks, poleks see töö, millega tegeleda. Võta ka minu tuid üles. Mu tuidele, mašallah. Ilm on tegelikult ilus. Kas ma lasen teid korraks lendu?
tegelikult toon ma varsti kassi ka siia. Ma mõtlen, kas mu kass ründab teda. Loodetavasti ta ei ründa. Oota, vaata, seal on üks kepp välja ääres. No nii, mašallah, mašallah, mašallah. Vau, 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 vau. Anatoolia tõelised pojad. Tõuse. Kodumaa on nuts, las näeb lindu, laske tal kohe saltot visata. Ma annaks teie eest kõik. Meil pole enam isegi lindu, vend. Meie linnud on kogu aeg vähenenud. Need südametunnistuseta kanakullid, kotkad, pistrikud, nad viivad mu linnud ära või? Mida nad teevad? Mu linnud on vähenenud. Vaata vanasti. Kui sa varem kaameraga filmisid, oli üleval kõik linde täis. Nüüd pole enam, vend. Ausalt, meie linnud on kõik läinud. Ma ei tea, mida teha. Neid on vähemaks jäänud. Mašallah teile, mašallah. Mašallah, mašallah. Poiss, üks salto. Tõesti on vähemaks jäänud. Ta oli veel üleval pool. See on kanalas. Sõbrad, ta oli kogu aeg kanalas. Meie lindudest enamik on kanalas. Täpselt õige ilm lendamiseks. Tuult pole, vaikne, puhas. Kas kass ründab neid? Ma vardan nüüd veel üht asja. Meie kass pole enam endine. Ta on natuke hulluks läinud. Ta lihtsalt seisab, hüppab näkku ja ründab. Tal pole enam mingit armsust alles. Ta on täielik psühhopaat, hullem kui koerad. Loodetavasti ta siit ära ei põgene. Lähme nüüd vaikselt välja. Meie kass on praegu autos. Teede. Kuramus, ma igatsen oma poega. Ausalt, ma igatsen oma poega. Kui ta kohe Sky'd ründab, ajab see mind närvi. Tule mine tema eest läbi. Ei, Teede, oota. Oota, mu poeg. Oota, mul kastede, oota. Tulge siia, noored. Kogunege. Tulge. Zeina! Kuidas läheb, kaunital? Ameerika päris oma laps. Ma tahan mu beebisid. Jälle hakkasid lobisema. Alex proua on vägevalt hakkama saanud. Tubli tüdruk, tubli. Kule, mis mees see selline on? Kurat, mis mees see selline on? Kule, ma ei saa aru, mis karisma see on, mis nägus mees see on, mis süütus see on. Meie Hektoril on kõik olemas. Vaata nüüd. Kule, poiss, sa ronisid ämbri sisse, tule siia. Tule siia, las ma kallistan sind natuke, tule. Tule, vaat kus, sind küll, ma annaks su eest kõik. Mu lõvipoeg, suur beebi, küll ta on suur. See on suur beebi, küll ta on suur. Minu Hektor armastab isa väga. Mašallah, minu ilus poeg. Oota, ma võtan su varsti välja. Las inimesed näevad sind korra väljaseks, ilus poiss. Mu poeg on nii süütu, Zeina. Kuidas läheb, kaunitar? Ulagas, Zeina! Alex, vaata, ole korralik. Sa hakkasid jälle psühhopaadina käituma, tüdruk. Tule siia. Meie talus on tänu Jumalale kõik hästi. 2 päeva pole midagi muutunud, sõbrad. Te teate, ma küsisin eelmisel korral teie arvamust. Asel Escobar on nüüd seal. Ma küsisin, kas ma peaksin kutsikatele sinna koha tegema ja nad sinna viima. Kõik tahtsid, et ma nad sinna viiksin. Loodetavasti teeme selle seal varsti valmis. Me pidime kogu aeg ust tegema. Kõik jäi pooleli. Vaata, võta Fõstekus pilti, vaata. Fõstek! Vaata, ma rebin su kõrvad küljest ära, vaata. Ära muutu tuvisid, tule siia. Ta üritab tuvisid kinni püüda. Ta ei hammusta, lihtsalt läheb nende juurde ja seisab. Tal on nende vastu mingi imelik kinnisidee. Kus ta on? See on nende tuvide peale täiesti hulluks läinud, sõbrad. Isoš, tule siia. Noh, võta mu Isoš üles. Isabella! Tule siia, mu tüdruk, tule. Mašallah, mu kaunitar. Kus on minu Isabella, kas ma tean? Oh, Tede, psühhopaat Tede hakkas jälle pihta. Tule siia. Tede, tule. Siis ei peatu, ära tülita Isabellat liiga palju. Alex ka jookseb, pole poiss. Olge korralikul. Ausalt, ma lasen Sky lahti. Mõlemad saavad kohe aru. Olgu, poeg, tule siia. Jumala hullud, ausalt. Rünnata nad ei julge. Nad ajavad Sky kaugelt närvi. Tule! Isoš, kus sa oled, kallis? Kus mu armastus on? Asie, sa tülidad Isabelit liiga palju. Sa saad Isabelit peksa, kuule. Tüdruk, ole mõistlik. Isabel on oma endise agressiivsuse maha jätnud. Nüüd on ta natuke rahunenud, tänu Jumalale. Kuule, Asie, sa saad temad kohe peksa, vaata. Seisa korralikult, mu tüdruk. Tule, Isoš. Tule siia, mu kaunitar. Nüüd, sõbrad. Võtan meie kassi rahulikult. Kurat, loodan tõesti.
midagi halba ei juhtu, eks ole, Tyson, poiss. Ta on ehtne Argentiina poeg, oota. Kohe läksi televile. Oota nüüd. Tyson läheb hulluks, kui ta kassi näeb, vaata. Vaata, kas ma lasen oma poisi lahti? Kas ma lasen oma poisi lahti, jah? Tyson. Kuidas see Tyson kohe pöördesse läheb? Meie Tyson läheb kohe pöördesse. Ohe. Oodake nüüd, sõbrad. Oodake, noored, oodake, astuge kõrvale. Astuge kõrvale. Oota, ei, Isabel, oota. Teie ei lähe välja, oodake. Las ma võtan nüüd kassi siit ära. Bismillahirrahmanirrahim. Fizu, tule siia. Fizu. Ahah. Mu kass tuli välja, vaata. Anatoolia tõeline poeg, noh. Maashallah, minu kaunile kaunitarile. Oh, ma annaks su eest kõik. Kuidas, sõbrad, kas ta on suuremaks kasvanud? Ta on korralikult kasvanud ja arenenud. Temast hoolitsen nagu oma silmatera eest. Ta on ikka täitsa hull tegelane, aga vaadake, varsti näete ise, täitsa hull. Oota, ei, vanaisa, oota. Üks hetk, ei. Ei. Üks hetk, kuule. Oota, vass kriimustas mind ka üks hetk. Üks hetk, ei, Isabel. Oodake. Head Isabel tahab talle kallale minna. Isabel, kas sa ei ela temaga juba kodus koos? Miks sa nüüd siin äkki hoogu sattusid? Tüdruk, ta on ju tark. Nüüd ma lähen siit kohe Tysoni juurde. Ma lihtsalt tahan näha, kuidas ta Tysonile reageerib. Oota, Isabel. Üks hetk, noored, üks hetk. Oota. Oota, rahulikult. Peatu, oota, kõik on korras. Las ma tutvustan sind Tysoniga. Peatu, Isabel. Hästi, tule peatu. Peatu, hästi, üks hetk. Kuule, kass ajas ka kõik küüned mulle sisse. Peatu, poiss. Nüüd, sõbrad, paneme kõigepealt kassi konteinerisse. Kas on korras? Oota. Nüüd on kiisul natuke hirm, tahes tahtmata. Vaata, kuidas ta mind küünistab. Ta lõi oma küüned mulle ikka korralikult sisse. Ta kitsub mu kampsule läbi. Oota, tüdruk. Oota nüüd. Nüüd on normaalne, et koerad ründavad teda instinktiivselt, sest nad näevad teda võõrana. Me püüame teda harjutada nii palju kui võimalik. Väljas olevatega pole teda võimalik harjutada, aga ma tahan proovida koos Rockiga. Rocki on juba konteineris. Harjutame teda kõigepealt siin, siis viime ta aeda, vend. Oota, tüdruk, kuidas sa mulle niimoodi kaela langesid? Sa ajasid küüned sisse, psühhopaat, oota nüüd. Oota, kallis, oota. Tule siia, tule. Olgu, ei, oodake, noored. Kõik kogunesid, aga üldiselt ma arvan, et enamik ei rünnanud. Seda märkasid vend. Ainult Isabel tegi seda. Ja süslu lihtsalt üritas nuusutada, ei midagi enamat. Tulge, läheme nüüd sisse, sõbrad. Ei, Isabel, oota. Tule siia, tüdruk, oota. Oota, sa kraapisid mind hullult. Oota, hulluke, oota. Ja nüüd edasi. Ta kriimustas mu käed ja kogu keha ära. Ajas mul ikka korralikult vere välja, sõbrad. Meie see kass on ikka päris psühhopaat, vaadake. Tule siia, tüdruk. Ta just tuli siia, eks. Las harjub kõigepealt siin ära. Las temaga tutub piirkonnaga, nagu koeradki. Varsti hakkab ta oma tõelist palet näitama, vend. Täiesti psühhopaat, tata. Pisu. Tule siia, tüdruk. Vend, ta hüppab sulle näkku, kui sa lihtsalt seisad. Ründab, hüppab. Kraabib su kõrvu. Põimib end su juustesse. Ma ei saa aru, kuidas temast selline psühhopaat kass sai. Tõesti väga probleemne. Ta ründab mind kogu aeg. Tule. Tule, tüdruk. Tule, tüdruk, mu kaunitar, tule. Tule siia. Tule. Nüüd ta kartis koeri. Ta kuulis nende häält. Nad tulid ju kõrvuti. Ta oli paratamatult veidi ettevaatlik. Nüüd hakkab ta vaikselt harjuma. Tule, kallis. Kus mu kallis on? Selle kassi võtsin ka juba mitu kuud tagasi, aga nime pole ikka veel pannud. Leidke talle üks korralik nimi, vennad. Paneme talle lõpuks nime ära. Ma tutvustan sind kohe Rockile. Kas sa kuulsid, tüdruk? Ma ei tea, kas Rocki ka talle kallale läheb. Varsti proovime ja näeme. Loodetavasti ta ei ründa. Ma arvan, et meie kass peksab Rocki niikuinii läbi. Tule siia, tüdruk, vaata, ta on kaamerast väga huvitatud. Ta tahab kangesti kaamera juurde minna. Tule, kissuke. Tule. Mis sa nüüd, kui kaamerat nägid, rahunesid maha või? Psühhopaat. Tavaliselt ründab nagu hull. Nüüd koerte pärast, vaata, ta mõtted on nende pead, näed sa.
ta mõtted on nende peal, sellepärast ta natuke pelgas. Ilus tüdrukuke mul. Aga kas ta on suureks kasvanud, mis te arvate? Vaata vend, ta on nii suureks kasvanud, mašallah. Tõesti, kui me ta esimest korda võtsime, oli ta nii pisike, umbes selline. Nüüd on ta mitu korda suuremaks kasvanud. Aga ma hoolitsen tema eest ka väga hästi, mašallah. Ainult kass oli veel puudu. See hulluke leidis ka endale õige koha, vaata. Vaata. No nii, tee ära raisk. Tee ära raisk. Ulogas! Oota, vend, heli ajab ta pingesse. Ta kuuleb natuke koerte hääli. Ta jäi ettevaatlikuks, näed. Kõrdeheldest. Nüüd tulge, las kass harjub siin natuke. Lähme korraks 8 minutiks välja, sõbrad. Nüüd oli Roki siin, las ma lasen Roki lahti, vend. Roki, tule. Mine, poiss. Mine, poiss. Mine, poiss. Ulogas, Roki. Ulogas, Roki. Tule siia, tule. Roki, tule. Roki, tule. Oodake korraks, noored, oodake. Vanaisa. Ära mine Roki kallale, seisa korralikult. Kus mu Roki on? Vanaisa. Vaata, oota. Oota, ole tubli poiss. Seisa. Vanaisa, tule siia. Tule siia, poeg, tule siia, tule siia, tule siia. Tule siia, tule. Oota, vaata, ta murrab su pea nüüd ära. Ei. Ei, poeg, vanaisa, mine ära. Ma ütlen sulle ei, ei. Oota, hästi, oota. Ei, Ares. Üks hetk, vend. Oota, vaata, poiss, vaata. Ei, Ares, vaata, ma hakkan kohe vihastama, vaata. Oota, poiss. Oota, näiteks see Dede ja Ares. Nad kaks ongi sellised. Ajavad inimese närvi. Dede, sa panid mind kahetsema, et ma su lahti lasin. Mis juhtus, Roki? Kas sa igatsesid mind? Kas mu poeg igatses isa? Las ma panen selle kinni 10 minutiks. 10 minuti pärast lasen välja. Ta läheb hulluks, kui mind näed. Ta on nii õnnelik. Rokil on selline iseloom, sõbrad. Vanaisa, vaata, saad Roki käest veel peksa. Roki, anna sellele vanaisale tuupi. Roki, tule siia. Anna poiss sellele vanaisale tuupi, et aru pähe saaks. Anna talle tuupi, poiss. Kade, lihtsalt kade. Ma armastan nüüd Rokit. Vanaisa on sellest nii häiritud. Ta on kade tema peale. Vanaisa, ei, Roki, tule siia. Roki, tule siia. Roki, tule siia, paša, tule siia, paša. Oota, Fõst, kas sina ka hakkasid nagu Roki käituma? Keda oma tüdrukutest ma peaksin nüüd paitama? Kõik need minu tüdrukud on minust šarmunt, tead. Need minu tüdrukud ei suuda mind omavahel jagada, mu kaunitarid. Eks ju, Isos. Isabel, mine anna sellele vanaisale tuupi ette, natuke mõistus pähe saaks. Kuule, kaunitar, kas te näete Isabeli naeratust? Oi, mu kaunitar, oi. Oota, vanaisa, ära puutu. Oota, poeg. Ole korralik. Oota nüüd korraks. Me peame selle Dede korralikult Rokiga harjutama. Miks see Dede niimoodi tegi? Läheme nüüd selle mulla peale korraks. Tule siia, tule. Peatu, poiss. Tule, Roki. Dede, eile ta nii palju ei teinud, täna teeb juba rohkem. Dede. Ära puutu Rokit. Ta ei kuula üldse sõna, Dede on ikka jultunud, vaata ise, pole mingi mees. Dede, ei. Tule siia, oota. Oota. Ma ütlesin sulle ei. Tule siia, poiss. Ei, Alex, oota, oota, ära ole ulakas. Nad ei suutnud Rokit jagada, eks. Oota. Oota, poiss. Oota. Eile nad ei teinud nii. Täna. Dede mängib lihtsalt, Dede. Dobermannid mängivadki nii, sõbrad. Nad hammustavad ja jooksevad siis minema. Tal on selline halb harjumus. See ongi nende mäng, mitte rünnak. Hammustab ja jookseb minema. Hammustab ja jookseb minema. Dede tegi ka Arese enda sarnaseks. Tule, Roki, tule, Roki, tule, Roki, tule, Roki, Roki, tule, 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 poiss, tule, tule minu juurde, tule minu juurde. Roki, tule. Dede, ei. Oota, nüüd tõmbame ka Roki vaikselt koju poole, sõbrad. See ongi dobermannide üldine iseloom, vend. Nad teevadki nii, hammustavad ja jooksevad minema. Neil ongi selline neetud iseloom. Loodetavasti Roki nüüd kassile kallale ei lähe. Proovime kassi kõigepealt toas, siis viime ta õue. Nüüd ma võtan Roki sülle. Roki, tule siia, mu kallis. Kurat, kassi polegi. Pisi, kus sa oled? Pisi. Pisi, tule siia. Pisi, tule siia.
kuhu ta läks? Ilmselt peitis end kuskile diivani alla. Ma ei saa Rokit praegu lahti lasta. Kass tuli meie juurde, oota. Oota, las ma vaatan. Kas Roki teeb kassile midagi? Ma ei tea, kas ta hakkab mängima või ründama, vend. Pisi, tule siia. Tule, tüdruk, tule. Roki tõmbab mind enda poole. Tule siia, tüdruk, tule, kaunitar. Vend, kass jookseb ju praegu minema. Roki, kes tuli Rokile külla? Roki võib nüüd ka kassile kallale minna, hulluke. Oota, Roki, rahu, poiss. Rahu, poiss, oota, ära kiirusta. Ma võtsin kassi sülle. Ma lasen Rokil nüüd minna, sõbrad. Kas on korras? Ma ei tea, kas Roki teeb midagi või mitte, aga me peame seda proovima. Oota, Roki. Oota, üks hetk. Üks hetk. Praegu ta ei tee midagi. Oota, kass, jäta ta rahule, ära mind kriimusta, oota. Oota. Oota, kass, oota. Ei, vend, kui ta tahaks hammustada, siis ta juba hammustaks vist. Mida te räägite? Kuidas kass talle niimoodi lööb? Löö, tüdruk, löö talle. Löö Rokile. Ei, see ei ründa küll. Oota, las ma istu korraks maha. Üks äkki. Ei, asi on selles, et Roki tahab temaga tutvuda. Tundub, et ta ei ründa. Vaata, Roki hoidis temast eemale. Peatu! Peatu nüüd! Peatu, Roki, peatu! Rahunema! See on kass muide. Tõenäoliselt kohtub ta koeraga esimest korda. Ta ei jää Isabeliga kõrvuti. Nad on küll samas majas, aga üks on ühes toas ja teine teises toas, sõbrad. Nüüd tahan ma kassi lahti lasta. Las nad kohtuvad omavahel, vaatame. Üks hetk. Roki tahab teda nuusutada. Kass ründab. Peatu, ei Roki, kassi siis taas. Kassi siis taas, see ei hammusta teda. Ta käib loomale liiga peale, ta tüütab teda. Seekord tundis kass enda eelituna. Kass vaatab talle nüüd sealt nullast. Nüüd, sõbrad, ma lasen Roki korraks õue. Võtame kassi kaasa. Jätkame vanade juures, vend. Oota. Nüüd panin Roki uuesti tuppa kinni. Meie kass on süles, nii me lähemegi. Vend, küll nad Rokiga läbi saavad. Neil on vaja veidi aega koos veeta. Roki on õnneks väga leplik. Ta ei teinud kassile midagi. Praegu teised koerad. Tule mul süles. Ta ei tee ka midagi. Tuvid seal hirmutavad mind, et äkki ta jookseb minema. Ja nagu te teate, kassidel on ka komme tuvisid rünnata. Loodetavasti ta ei tee midagi sellist. Oota, tütreke, oota. Sa tegid oma kampsuni täis. Oota natuke. Küüntega kraabib kogu aeg, tead küll. Oota, tubli minu tüdruk. Te ei näinud tema psühhopaatset külge. Järgmisel korral jagan teiega ka, milline ta kodus on. Oota, Karam. Oota. Turge nüüd. Koerafarmi sees on kass. Meie koerad on natuke karmid, vend. Kui nad oleksid sõbralikud ega teeks midagi, paneksin siia palju kasse. Meie hullud ründavad. Oota, oota. Minge mu jalgade alt ära, las ma vaatan. Ärge trüdaga mind. Loodetavasti Fõstõg ei tee kassile midagi halba. Olgu, printsess, täde, tule siia. Kuhu nad jälle ründavad? Oota nüüd. Oota, täde. Kas emane jooksis minema? Vaata, see on emane Kanekorso. Nora on ära jooksnud, sõbrad. Nora hakkas ka pidevalt nendest puuridest üle hüppama. See ajab mind hulluks. Ta lõhkus ka seal olevat toru täiesti ära. Ta põgeneb, vend. Me ei suuda Norat puuris hoida. Ta hüppab. Destan, kas ma tutvustan teid Destaniga? Destan. Kas ta lööd Destanit? Destan. Kas tutvustan teid tüdrukuga? See on teie uus sõber. Tütar, mulle tundub, et sina ei tee midagi, jah? Tubli, need on tarrad need. Need ei ole ulakad. Tule! Olgu, kas ma tutvustan teda ka teile, beebid? Temagi on nagu teie, alles beebi. Ei, kass ei ütle midagi. Kass on väga rahulik, mašallah. Kas Hektor teeb midagi? Lähme viime ta Hektorile. Mul tekkis Hektori vastu huvi.
oota, tütreke, uus sõber, tema on ka selle aia laps. tema on ka selle aia laps, tema ka pomeranlased. Alex ründab niikuinii. Hektor on eeslivaenlane, Hektor on ka eeslivaenlane. Kas ta ütleb midagi? Vaata Hektori nägu, ta vaatab nagu tahaks ära süüa. Psühhopaat Hektor. Hektor, mis pealiigutusi sa teed, poiss? Kas Hektor ei näe praegu väga hirmuäratav välja? Ausalt, Hektorit ei saa üldse usaldada, vend. Ta vaatab nagu täielik psühhopaat. Ma ei hakka seda üldse uurimagi. Ma ei saa Hektorit usaldada, poiss. Hektor, papa. Vaata, see on väga ohtlik olukord. Oota, aita. Hästi, poeg. Nüüd. Hästi, Alex, rahune maha, ära satu paanikasse. Rahune, me läheme sinna, kus kalad on. Dede, tule siia. Dede, tule siia. Dede, tule siia. Printsess, tule siia. Dede ja printsess. Edaspidi ma sulgen selle, vend. Oota, ei, Fõstõk, kas sina tuled ka? Oota, Isabel, sina ära tule. Isabel, ei, tütreke. Isabel, ei. Oota, Dede, oota. Nüüd. Oota hetk, tütreke, kõik on korras, kullaki, kõik on korras. Kõik on korras. Vennas, seda siin lahti lasta on väga ohtlik. Kui ta äkki otsustab traatide vahel plehku panna. Oota, tutvustame teda Bonjukiga. Vaatame, mis saab. Bonjuk, salam alaikum. Kuidas läheb, poiss? Ma istun siin niisama. Kas kõik on korras? Oota, kass, oota, sa ajasid mind segadusse. Las ta istub Bonjukiga, vaatame. Bonjuk ei tee ka üldse välja, muide. Kas sa näed? Bonjuk. Bonjukil on sellest täiesti ükskõik. Kas keegi on tulnud või läinud, tal on ükskõik. Kass kõndis tema peal ringi, ta ei tee väljagi, vaata. Ta üritab kassi peaga müksata. Bonjuk. No vot, rikkusime ka Bonjuki tuju ära. Fõstõk, tule siia, Fõstõk. Fõstõk, kas sina teed midagi? Ma ei usu, et Fõstõk midagi teeb. Tütreke, nuusuta sina nii. Koerad nuusutavad tagantpoolt ja nii nad tutvuvadki. Vennas, kui me saaksime selle lahti lasta, oleks hea. Kuidas me seda teeme, sõbrad? Kui ma ta lahti laseksin ja ta siin ringi jookseks, ma tõesti tahaksin näha, aga noh. Kass ei kuula praegu sõna. Kui ma ta lahti lasen, jookseb ta minema. Ta läheb välja. Kas sa said aru? Oota, vaatan, ta kohtus pojava raisk. Pissi! Kuhu sa tulid? Kassu. Kui see kass suures kasvab, siis ta lööb siin meie koeri ka. Selles olen kindel. Ta ei öelnud midagi ka pojale. Ka Fõstõk ei öelnud midagi. Lihtsalt nii ongi. Kas ta läheb ära? Kui neil kanakuutidel oleks uksed, siis ma laseksin ta sinna sisse. Siis jälgiksime teda ka seal sees. Kuidas me seda teeme siis? Vaata Marlat. Marla, kasside vainlane Marla. Marla tundis kassi lõhna ja tuli siia. Ma mõtlen, kas ta teeb nende tuvidega midagi. Oota, näitame talle. Sest kassid tavaliselt ründavad tuvisid. Vaata, kass ajas pea püsti. Kas sa nägid? Tuid lendavad kohe laiali. Kas me laseme selle lahti või ei lase? Nüüd jookseb see kohe minema, tead küll. On ju nii, sõbrad, meil tekib veel pahandusi. Ma ei suutnud usaldada, vend. Ma ei suutnud üldse usaldada. Mõtlesin, et paneksin ta kanakuuti. Kuule, oota korraks, tule siia. Huvitav, kas selles kanakuudis on mõni koht, kuhu ta võiks põgeneda? Oota, tüdruk, sa kraapisid mind igalt poolt, oota. Vend ta põgeneb igalt poolt. Kass lipsab alt läbi. Oota mu kallis, oota mu beebi, olgu mu armastus. Oh, sa lõhkusid mu kõik kohad ära, mu silmad ära. Millised küüned sul küll on, tüdruk? Las ma hoian niimoodi, vaatame. Tegelikult paneme sellele traksid. See 5-meetrine rullrihm, tead küll. Ta käib sellega edasi-tagasi. Keegi ei öelnud midagi, tänu jumalale. Nägid, pojad on juba harjunud. Vaata. Kui ma teaksin, et väljas olevad ei ründa, laseksin ta lahti. Vaata, Fõstõk. Fõstõk! Fõstõk natuke kardab ka kassi, vaata. Ta natuke pelgab. Tüdruk, kas ma lasen su lahti? Kuule, ärme lase teda praegu lahti, eks. Tead, mida me võiksime teha? Ma panen need vabalt ringi jooksvad koerad vahepeal kinni. Ja teie pange sellele videole korralikult meeldimisi.
las tuleb 10 000 meeldimist, siis ma lasen kassi siia. luban ausalt, ma ise ka väga ootan ja tahan vaadata. Võib-olla seisabki siin ega jookse minema. Hassaidar. See oleks väga hea, aga ma ei jätaks teda kogu aeg lahti ja kui ta on lahti, siis ei tohiks väljas teisi koeri olla. Praegu ärme seda riski võta, jookseb äkki minema, jumal hoidku. Koerad! Vaata, Marlad! Marla ongasside vaenlanega. Marla, kas sa mäletad kassi, tütreke? Näed sa Marla pilku? Täielik kasside vaenlane tema. Las ma viin ta dede juurde. Oota, las ma lasen teda nuusutada. Ta ei öelnud midagi. Oota, dede ei öelnud midagi. Aga Marla annaks kindlasti märku. Marlalt pole pääsu. Marla ründab, sõbrad. Marla ründab. Ta ei püsi kunagi rahulikult. Marla ei armasta üldse kasse. Tule tütreke, ma viin su nüüd tagasi. Kas on korras? Tule, kallis. Tulge, sõbrad, tulge edasi. Ei, Marla, oota. Ei, Dede, peatu. Dede, peatu. Dede, ulagas, Dede. Tegelikult ta näis ka, et ta ei tee midagi. Kas ma lasan teile Destani Destan? Kas Destanid tulevad ka koos kassiga? Üks hetk, mine välja, printsess. Vaata, Norad, filmi Norad. Vaata, Noora on puurist välja hüpanud. Ta hüppab, vend. See on printsess, Dede Aares ründab teda praegu. Printsess, Dede Aares teeb meile tõesti palju jama, see pole nalja asi. Noora on nüüd siia end sisse seadnud. Ta tudines teisest kohast ära. Me peame talle lahenduse leidma. Tulge siia, mu lõvid, tulge! Destan, Haidut, Sofia, Hera, jookske! Mašallah, mu lõvidele. Mašallah teile. Kuidas nad mängivad? Tubli mu bebe, Destan. Destan armastab sütlatši väga, vaata. Jälle hakkas piima imema, vaata. Herra ka, abo. Hera joob sütlatši piima, sõbrad. Kurat, mis mehed te olete? Dede, ei. Dede, ära ründa Haidutud. Te olete ikka paraväänikud. Kas ma lasen need ka lahti, las nad ka jalutavad natuke? Need ongi juba suured. Tule välja, poiss. Tule sealt välja. Tule välja. Tule, Paša. Tule. Ma avastasin ukse. Tule. Aga teisi väikseid ma lahti ei lase. Oota, etpisi, oota. Vaata, sütlad, armastad neid ka. Tule siia, kogune. Noora, miks nad sulle kallale tulevad, tüdruk? Nendest küll asja ei saa, eks ole, lapsuke. Sellest inimest ei saa. Ma ütlen seda kogu aeg, eks ju. Kallis, tule. Vaata Marlat, kuidas ta kassi kohe sihikule võttis. Kogunege nüüd, kogunege. Lähme jalutama. Tule. Marla, vaata, Marlat. Rotidel on selline omadus. Eriti olen seda palju Marla puhul näinud. Ta keskendub millelegi. Ta keskendub, ei anna sellest lahti. Dede, tule! Ei! Vaata nüüd siis. Hei! Tulge siia! Üks hetk. Kuule, poiss, te olete mulle nuhtluseks, ausalt tõesti. Kui mul poleks kassi käes, paneksin need kinni. Oota, teeme kiiresti, tule. Noora, sina ära tule, kallis. Tule. Tegelikult ei lastud ma Dedet välja. Dede lõhkus oma puuri, hulluke. Kogunege nüüd. Mašallah, kuidas nad selle pojaga hästi läbi saavad. Seda kassi, oodake, ärge tüütage Dedet, ma mõtlen Aleksit. Haidut! Ulagas, Haidut, tule siia. Kui nad kassiga harjuksid, paneksin siia 20-30 kassi. Las nemadki tulevad. Vaata Marlat. Psühhopaat Marla, ta on ka meie aiaama. Ära julge. Kassile sa midagi ei ütle. Peatu ulakat. Vend, ma ei suutnud ka talle haiget teha nüüd kassile. Kui me ta võtsime, oli ta pisike, peopesa suurune.
esimesed vaatajad teavad seda. Kassi ema pani ta meie auto kapoti alla, sinna alla. Vaatasin, kass oli pisike, peopesa suurune. Kui me teda ei võtaks, oleks ta vihmase ja külma ilmaga surnud. Ma ei suutnud teda sinna jätta. Tavaliselt ma ei võta kassi. Ma väga armastan kasse, aga talu olukorra tõttu, sõber. Igal pool on koerad. Kuidas sa kassi pidada saad? Aga ikkagi südametunnistus ei lubanud, võtsin temaga endaga kaasa. Ütlesin, hoolitseme ka tema eest. Ütlesin, Jumal saatis ta meile. Hoolitseme nii palju, kui suudame, aga koerte seas on natuke keeruline. Ütlesin, et ühel hetkel annan ta kellelegi päriseks ära. Siis loobusin sellest. Vaata, Marla. Marla, miks sa nii vaatad, Marla? Psühhopaat Marla. Ma loobusin, las ta elab teil meiega. Eluks ajaks, nüüdsest oleme sõbrad. Oota! Oota korraks, aga need ei tohiks ju meid USA juurde minna. Oota korraks, ma viin selle kassi joe tuppa, sõbrad. Olgu, oodake seal. Ma panin kassi kohe kinni, las ma lukustan ka ukse. Tule! Asie, ära puuduta poega. Mul on kas Asie. Ole korralik. Meie süda hüppas kurku, ausõna, tõesti. No jah, tänu Jumalale. Hea küll, järgmisel korral teen seda. Ma lasen su kannad sinna. Las see video saab 10 000 meeldimist. Ma panen need õues kinni. Dede, printsess. Kas ma ei kaitsnud sind, kui sa veel väike olid, tütreke? Nüüd teed sina seda. Tule siia. Tule. Ootame, viime need pojad kalade juurde, sõbrad. Hakkame minema. Tule. Mis siis, kui ma panen ka Pariisi kinni? Näe, jälle hakkab ta hüppama. Peatu, tüdruk. Peatu. Tulge sealt lihtsalt välja. Allike, tule sealt välja. Kuule, sõber, koos Aresega. No nii, Ares, aitab küll. Tule välja. Kutsikad tahavad tagasi sisse minna. Mine. Nende ema läks ka sisse minna. Oota. Teie tahtsite ju sisse minna, poisid. Mida ma nüüd tegema pean? Tahtsite sisse minna. Ma ei seganud. Nüüd, vend, paneme neile süüa valmiseks. Meie kutsikatele ka. Kas meil on ämbel? Seal on. Tulge nüüd. Heatu. Nüüd. Me teeme sellest midagi süüa. Me lõikame kanad tükkideks, sõbrad. Kas sobib? Beebid, kas teil on kõht tühi? Pärast seda segame makaronid ja riisi omavahel, vend. Head isu, kus meie rusikas oli? Kuule, näed sa, kuhu sa roninud on? Kuule, tahtsab stõk. Ula kassu, tüdruk. Me ei suuda enam ka koeri puurides hoida. Need on, vend, 3-meetrine puur on vaja. Vaata, ta ronis jälle katusele. Pradulagas, Karamel. Mida sa seal teed? Tule, ma aitan sul alla tulla, tule. Tule, Karamel, tule. Ulagas, Karamel. Hästi, tule siis alla. Ma ei sekku sinu asjadesse. Karamel ronib alati katustele, sõbrad. Oodake. Olgu, beebid, ma tean, et teil on kõht tühi. Ärge kiirustage. Ärge kiirustage, rahu. Oota nüüd. Nüüd. Jagame jälle need lihad ära, vend. Kas sa näed, kui ilus see on? Vaata, kui hästi see on küpsenud. Mašallah, Taifun Baba teeb seda spordiala. Ole ettevaatlik. Taifun Baba teeb seda spordiala. Vau! Kutsikad, tulge alt ära, muidu kõrvetate end ära. Vaata, siin sees pole enam üldse vett. Liha on nii palju, et vett ei mahtunud eriti, aga sellest piisab meile. Vaata. Muide, need lihad, mis ma panin, kaaluvad umbes 10 kilo. 10 kilo liha ei piisa kutsikatele. Lisaks on siin kuivlott. Sobi. Seejärel riis, makaronid, bulgur. Lisan juurde ja panen 3-4 kilo sellest. Keeb, valmis. Segame ja anname jälle, sõbrad. Toidust jääb puudu. See on ainult nende kutsikate eine. Suuli ma ei arvesta isegi. Meie farmi kuus. 3 tonni kanaliele. 3 tonni. Ära arva, et ma nalja teen. 3 tonni vabalt. Sõbrad, 2,5 kuni 3 tonni vahel kanaliha läheb. Vend, siin on väga palju koeri. Ei piisa. Ja ma püüan ka omalt poolt nii hästi hoolitseda, kui suudan. Kulud kasvavad pidevalt.
inimene ütleb mulle, et tahab kutsikat, aga siis ütleb, et anna mulle see kingituseks. anna tasuta. ma ise häbeneksin seda öelda, sõbrad. inimesed näevad vaeva, inimesed kulutavad raha, inimesed pingutavad, inimesed piiravad end. Nad ei ela sotsiaalset elu. Kogu aeg on nad farmis loomade juures. Ma ei ütleks kellelegi, et anna tasuta. Me ju näeme vaeva. Kuidas me saaksime tasuta anda? Jumala eest, kui ma nüüd läheksin ja ostaksin kitse. Tõin nad siia kokku, kui ma ütleksin karjusele, anna need mulle tasuta. Mida ta mulle ütleks? Mida ta mulle ütleks? Ta ütleks mulle paar kõva sõna, eks. Vend, nüüd sa ütled, et see koer on hing. Kas ta siis pole hing? Ta on ka nagu koer, mis vahet seal on, ta on ka hing. Inimesed pingutavad ju, sõbrad. Sellised asjad ei sobi. Mida ma nüüd TikToki otseülekannetes ütlen? Mõned sõbrad ütlevad, et koera eest raha maksmine on patt. Nad kirjutavad igasuguseid asju. Tegelikult pole asi seal patus. Inimene ei suuda öelda, et ta on lihtsalt priileivasööja. Mul ei ole austust töö vastu. Ma olen priileivasööja. Mind ei huvita sinu tehtud töö. Siis ma ütlen, et kuule vend. Ma ütlen sulle, koera tõu järgi. 1 lammas, 2 lammast, 3 lammast, 5 lammast, 10 lammast, mis iganes, too need. Selle järgi annan sulle kutsika. Nii ei pea sa koera eest raha maksma ja su süda on rahul. Ja ka minu süda oleks rahul. Kas pole nii? Lõppude lõpuks saab ta ju lamba tasuta. Inimesed teevad tööd, sõbrad, täna. Mees tuleb minu juurde, näiteks neid kangali kutsikaid ei taha õieti keegi. Seda ei taheta. Kui ma ütleksin, et annan selle tasuta, siis praegu 10 inimesest 9 ei ütleks, et võtaks selle. Aga kui ma ütleksin, et anname selle Pomerani kutsika tasuta ära, tead, siis oleks 10 inimest, kes kirjutaksid, mina tahan seda. Nüüd sa tahad seda, aga see on eriline koer. Kui sa tahaksid seda kutsikat praegu müüa, siis oleks see 40 või 50 miljardit. See ei lähe, sõbrad. Inimesed näevad vaeva. Pealid on ma niikuinii uued aretuskoerad. Loodetavasti saame tulevikus poegi. Kannatage veidi veel. Teeme oma uued puurid valmis. Kui jumal annab, siis seina poegib. Oleme nad paaritanud, ootame, meile tuleb Kane Korso kutsikas. Pärast seda paaritasime Asili, aga see ei õnnestunud. Kas meil on praegu veel mõni koer paaritatud? Ei ole. Tulevikus aasta jooksul toon ka uusi koeri, emaseid. Loodetavasti saame palju kutsikaid. Seejärel püüan teile kutsikate osas nii palju kui võimalik abiks olla. Ma mõistan teid muidugi. Tahate võtta usaldusväärsetelt inimestelt, tahate teada, milline on nende suguvõsa, kust nad pärit on, aga siis peate natuke kannatust laruma. Oodake veidi. Loodetavasti toon ma uusi aretuskoeri, saame Aleksilt kutsikaid. Hektorid, Carlosed, Norud, Assilid, Prantsuse buldogutult. Saite aru? Võtame Bellalt. Aja jooksul vaatame, kannatage natuke, aga ma pean aretuskoera tooma. Pärast seda, nüüd toome neile makaronid. Haidut vaatab nii armsalt, tee Haidutist üks pilt. Haidut, mu ilus poeg sa oled. Haidut on päris pontsaks läinud. Oota, tule ruttu, lähme korraks välja. Võtan ta sülle. Oota, poiss, ärge minge sisse, oodake. Ei. Ei, Haidut, oota. Haidut tule. Haidutil on nii uskumatult ilus välimus. Ohoh. Mašallah, poiss, sa oled nagu karu juba. Sa oled nagu karu juba. Ulagas, Haidut, nüüd vaada, Testan on ka kade. Testan, kas ma peaksin ka sind sülle võtma? No, ulagas Testan. Minu aslan, mašallah teile, mašallah, minu beebidele, tule alla. Noh, kas teil on kõht tühi, noored? Kas teil on kõht tühi? Vennas, vaata nüüd. Sa näed poegade randmete jämedust. Need pojad peaksid praegu olema umbes 100, 103, 104 päeva vanad. See tähendab, et nad on juba üle 3 kuu vanad. Randmete jämedus ja kõik muu, mašallah, see kõik on kollageeni tõttu. Kaltsumist, saad aru? Luuareng, skeletarenguks. Kollageen on väga oluline, vend. Sütlatš, sa mängid nii hästi. Sütlatši kohta peab ütlema, et ta on tõesti väga tark tüdruk. Ausalt, ma armastan teda väga. Tulge, noored, tegelikult tahtsin ma Hektorit välja lasta. Me pidime Hektori välja laskma. Marla! Jälle on Tede seal. Oota, me ei saa teda välja lasta, ärme võta seda riski, oota. Meil võib kaklus tekkida. Haidutid on koos testaalitega väljas. Sellepärast ärme riski võta. Tulge, võtame need makaronid ära. Nüüd on Noora ka läinud ja testanite puuri sisse läinud, vaata. Noora! Mu inus tüdruk küll. Ma panen need varsti kinni.
sa saad rahulikult ringi jalutada, kallis. ma võtsin makaronid autost, tuli ja sõbrad. valame need nüüd välja. siis ma teen selle asja ära. las ma lasen need meie pommeranlased siia lahti. las loomad ka natuke ringi jalutavad. lasen ta lahti, kui veel muda pole, varsti hakkab vihma sadama. kui vihma sajab, siis neid seekord välja ei lasta. nüüd, sõbrad, selle sisse lisame nüüd niimoodi oma makaronid. kas sa saad aru, vend, miks makaroon? Sest see sisaldab süsivesikuid, et loom võtaks kaalus juurde. meie toidame nüüd pidevalt valgurikkalt. aga kui sa toidad ainult valgule keskendudes, siis jah, luustik areneb, aga loom ei võta rasva juurde. tänu jumalale ma hakkasin nüüd nahka lisama, aga nahka ei tohi ka liiga palju panna. liigne kogus on kahjulik. kuna nahk on rasvane, kas see on hea? oota, tütreke, oota, pamuk. see ertab rasva. me peame ka loomad rasvaseks tegema. teadagi, talv on ju käes. loomade nahk peab rasva hoidma, et neil oleks soe. kas saite aru? või kas sellest piisabki? anna mulle see lusikas korraks. kas sellest piisab? nüüd see imeb selle vee endasse, sõbrad. vaatame korra. piisab sellest. nüüd imeb see vee endasse, sest seekord jääb muidu väheks, eks? see paisub ju. makaronid, bulgur ja muu selline. piisab. kui sellest ei piisa, lisan veel natuke toitu vette, vend. siis ongi kõik. meie kutsikate tänane eine. las see nüüd küpseb ja jahtub. pärast seda annan selle meie koertele. nüüd paneme selle kaane peale. see paisub siin aeglaselt. Taifumaba teeb seda spordiala, jah. ma vannun, me tõesti pingutame nii palju. ma vannun. mis me teha saame, vend? me oleme end sellele pühendanud. kõik on vaesekesed, kõik on õnnetud, kõik on abitud, kõik vaatavad meile otsa. mõned ütlevad mulle ka, et ära anna segaverelisi koeri ära. miks ma peaksin segaverelised koerad ära andma? kuulge, sõbrad, saage sellest aru. ma ei ole tõukoerte austaja. ma armastan loomi. ma ei armasta looma sellepärast, et ta on tõuline või kvaliteetne. ma armastan looma südant. Pole vahet, mis tõugu ta on. peatu, ärge minge tema poegade juurde sisse. Nad kõik vaatavad meile silma. Nad kõik on süütud, õnnetud. kõik tahavad ainult armastust. tahetakse olla armastatud. minu beebid. minu lõvid. ma ei ole mingi tõuarmastaja. ma armastan neid kõiki. nüüd võtame need pomeraanianid siia. tule. Alex on ka sinna maha jäänud. väga hull. Pomeraanianid. beebid, kas viin teid jalutama, vällikesed? kas lasen teid lahti, mu beebid? Paaretid. peatu. üks hetk. peatu, kallis. nüüd sain 3 kätte, sõbrad. jookse, kiiresti. peatu kiiresti. peatuge, kurat. oota. laseme nad sinna ka. üks hetk, beebi, oota. Testan, ei. Need ärgu tulgu siia. ei, poeg. üks hetk. Oh. minge jalutama, beebid, las ma parandan selle ukse ära. minge jalutama, minu lõvid. oodake, pojad kartsid neid. Fõstõg hakkas koju oma poegi kaitsma. tule, beebi, tule. Tule, pisike, tule. tulge nüüd siia. ma ei lase neid sellise viimase ja porise ilmaga välja. Nende karvad lähevad pusasse, see on väga halb. said aru? praegu on täpselt õige aeg välja lasta. jookse. tubli, mu beebid. tule. näed, kui õnnelikud nad on. tere, tüdruk, kuidas läheb? Zilli, tubli oled. see on alati isane, ma ajan seda alati segamini, aga ta näeb välja nagu emane. oh, mu kaunitar. tubli, olete nüüd õnnelikud, eks? nüüd jooksege ja mängige. vaata, kui armas see valge on. tegelikult, kui ta siia jääks, mängiks ta Fõstõki kutsikatega. Fõstõk hoolitseks tema eest. aga noh, ta saab poriseks, eriti kuna ta on veel valge ka. ta saab väga mustaks. Need on toakoerad, sõbrad. Neid pead sa toas hoidma. tule. Nad on ikka nii õnnelikud. Mašallah teile. kui ma neid niimoodi vaatan, siis ma naudin seda, vend. said aru? mina, dede. ma mul rantsu peadatki.
ma lõikan su need kõrvad ära, dede. Ta tegi Destanile midagi valurjus. ära puutu neid poegi. Ta püsis korralikult paigal tõesti. aga kui sa olid kutsikas, ma poleks sind üldse puutunud, eks? Koerad oleksid sind kogu aeg kiusanud. sa tahad teda, poeg? Nad oleksid sind kiusanud, sa oleksid targemaks saanud, oleksid aru saanud. Peksa saanud kutsika olukorda. Dede ei ole mees, ma ütlen seda kogu aeg. Peatu, ei, vaata, nemadki tahavad sisse tulla. Ei, Dede. Kas teie arvates peaks Dede olema kinni või lahti? Ma teen küsitlust, kirjutage kommentaaridesse, kas Dede peaks jääma suletuks või avatuks, sõbrad. Minu arvates on 80% poolt, et see jääks suletuks. 20% peaks see avatud olema. No beebid, minu kallikesed, lähme jookseme. Jookse! Tule, kas ma annan teile süüa? Kas ma annan teile natuke süüa? Tule siia. Oota, kui kana on jahtunud, las nad maitsevad seda. Anname neile käes. Tule, beebi, tule, tule. Tule, tule, tule. Võta nüüd. Võta nüüd. Tule, tule, tule. Tule, tule, võta. Võta. Ma annan sulle liiasema tussa. Võta pehmem osakullake. Võta ennusake. See lahuneb juba niikuinii, vii ära. Võta välis. Võta, beebid. Võta, tule. Tule. Oo, küll see mu beebile maitseb. Mašallah, teile, tule. Võta. Vaata, pomerianid on targad, jah? Št, vaata. Oota. Oota nüüd. Lahendame selle asja ära. See Dede, tead küll see Dede. Noja tahab ka minu juurde tulla. Loom tahab tähelepanu. Dede, ma löön sul pea lõhki. Seisa korralikult, jälle jooksis Noora minema. Lähme korraks Noora juurde. Lähme kiiresti välja. Üks hetk, noored. Ei. Peatu! Peatu! Eslem, mine välja. Üks hetk, poeg. Vend, tule siia, kõikel on koerad, ma lähen hulluks. Oota, nüüd ma harjutan Noora ära. Vaata, kjälim Dede. Seisa korralikult. Noora, tule. Noora, tule, mu tüdruk. Tule. Tule, Noora. Ära vaata neid. Mina olen sinu kõrval, kallis. Vanaisa, tule siia. Tulge siia, te lurjused. Sinust ei saa kunagi meest. Ma näen neid päevi veel. Tule nüüd. Üks hetk. Mine sinna. Te psühhopaadid. Tule siia. Mine. Nüüd ta hüppab siit üle. Ära vaata, et ma need siia panin. Alla on 2 minutit. Vaata, Arest. Pea 2 minutit vastu. Alles 2 sekundit on möödas. 2 sekundit. Vähemalt ära hüppa mulle otse silma vaadates. Hüppa siis salaja. Ma pööran siis selja või midagi. Ei. Ma ütlesin 2 minutit. See oli 2 sekundit. Jää sinna. Noora, tule. Noora, tule. Tule, kallis, tule. Tule, Noora. Tule, kallis. Kas tema ka vihastab su peale? Nende peale ma vihastasin, mu tüdruk, saad aru. Nad harjuvad sinuga ära. Asie, ei. Oota, tüdruk, teeme nüüd neist mõlemast pilti. Vaata Norat. Ta palub minult käpaga abi. Ta armastab mind. Kas näed? Tubli minu tüdruk. Noora on väga tark ja emotsionaalne. Aga nagu ma ütlesin, me ostsime ta alles hiljuti. Te ju teate seda. Tal on minevikus pärit trauma. Asie, ei. Loom on paratamatult ettevaatlik. Nüüd, kui meie omad teevad midagi pahandust, siis loom harjub veelgi raskemini. Sellepärast see Dede, niikuinii Dede alustab seda asja. Dede ja printsess, nemad on selle jama algatajad. Kuna nemad õhutavad, siis teised lähevad kaasa, sest nad on kari. Mis siis juhtub? Nad murravad tüdruku enesekindluse täiesti maha. Nüüd ma panen Dede pärast videot kinni. Norada, ma ei luba neil enam kunagi vihastada, olgu. Näed, ta avas ukse otse kohe. Poeg, vanaisa, tule siia. Vanaisa, tule siia. Vanaisa, tule. Tule, ära karda. Täitsa rebas, ausalt. Vanaisa on ikka täielik rebas, sõbrad. Norra. Tubli, mu tüdruk. Vaata, kuidas ta mulle käppa annab, näed.
Nad on nagu lapsed. Ta tahab, et ma teda hellitaksin. Kas mu tüdruk on minuga juba harjunud? Kas ta tahab, et ma teda hellitaksin? Jah. Kas ta tahab, et ma teda hellitaksin? Maashallah, minu tüdruk. Sind ei saa enam puuris hoida. Kuhu me sind nüüd paneme? Sa põgened igalt poolt. Ares jäi ka sinna. Hull segane Ares. Ta ei saa ka hüpata, ta kardab ka. Ares jäi sinna, hull. Kurat Ares! Kurat ulakas Ares. Jää sinna, ma ei puutu sind. Lähme, Noora, tule. Tule, tüdruk, lähme. Näed, nüüd koerad ei ütle midagi. Ma seisan su kõrval ja kaitsen sind, sellepärast. Nojah, sõbrad, mõtlesin, et täna näitan teile ka seda kassi. Meie kass on tänu jumalale hästi kasvanud. Nägid? Üldiselt olid nende reaktsioonid head, aga ma mõtlesin, et ei hakka teda lahti laskma. Jumal hoidku, kui ta peaks korraks tähelepanematusest välja jooksma, võivad koerad seekord talle viga teha. Sellepärast tutvustasime neid üldiselt, tal on kõik hästi. Aga nagu ma ütlesin, järgmine kord pange sellele videole kõvasti meeldimisi. Las tuleb 10 000 meeldimist. Siis ma panen kõik kinni, vend. Pärast seda lasen ta kanade juurde lahti. Vaatame oma kassi, vaatame, mida ta teeb. Ma olen ise ka väga uudishimulik. Olge tublid, ma armastan teid kõiki väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge tublid. Olge terved, mu sõbrad.